Täna toimusid Tartus Kaitseväe Akadeemia lõpuaktused. 3-aastase õppe lõpetasid 31 maaväe, 9 õhuväe ja 2 mereväe põhikursuse lõpetajad ning magistrikraadi sõjateaduses ja tehnoloogias said pärast 2-aastast õpet 11 vanemohvitseri. Täna lõpetasid nii põhikursuse kui ka keskastme kursuse õppurid. Teisisõnu me saime endale rakenduskõrgharidusega nooremleitnandid ja nüüd magistrikraadiga mehed, tüdrukud, kes lähevad vägedesse teenima. Ning eriliseks teeb see veel sellepärast, et esmakordselt meie magistrandid said oma teaduse kirjeks sõjateaduse ja tehnoloogia valdkonna. Kuidas teisiti saaksime me tunda ennast turvaliselt koos oma liitlastega, kui meil ei oleks oma kõrgemat sõjaväeõppeasutust? Kuidas teisiti, kui omaenda ohvitserkonda kasvatades saame me uusi kindraleid, kellest kunagi saavad kaitseväe juhatajad, brigaadiülemad ja nõnda edasi? Maaväekursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Tõnis Kask, kellele kaitseväe juhataja andis üle ohvitseri mõõga. See teekond on olnud väljakutseid pakkuv ja selle teekonna juures on hästi suureks abiks olnud oma kursusekaaslased, kes on kogu selle kadalipu läbimisel väga suureks toeks olnud. Magistrantuuris tunnistati parimaks major Lauri Teppo, kes lõpetas kursuse cum laude. Ma tahaksin öelda, et kas ta kerge või raske oli, seda mina võib-olla isegi ei suuda määrata, aga ta oli selles mõttes huvitav, et keskastme kursus andis aega mõelda ja teiseks andis aega ka lugeda, mida sõjaväe osas näiteks kompaniülema või brigaadi staabiohvitseri ameti kõrvalt kindlasti ei ole. Et see aeg lugeda, ma arvan, oli see, mis oli kõige väärtuslikum selle juures. Hommikul sai diplomi kätte ka vanem allohvitseride põhikursuse 41 õppurit. Allohvitseridel meeldib öelda, et allohvitser on kaitseväe selgroog. Kui nüüd lihtsamalt rääkida, siis allohvitser on vahetu ülem, kes osaleb sõdurite väljaõppe läbiviimisel kui ka lahingu juhtimisel. Kaitseväe Akadeemia on ainuke riigikaitseline kõrgkool Eestis. Ma soovin neile lisaks professionaalsusele ka tänulikkust oma lähedaste ja saavutatu osas, aga ka pisukest rahulolematust, sest kunagi ei tohi sõjaväeline juht olla rahul iseenesega, oma tänaste teadmiste ja oskustega, vaid neid tuleb alati lihvida. Ma sooviksin uutele värsketele allohvitseridele kindlasti väga kogemusrikast ja vaheldusrikast teenistust. Ja loomulikult iga ülema kohustus alati on kaitsta oma alluvaid. Ja kui alluvad teavad, et nende ülem oskab seda teha pädevalt, siis nad saavad teda jäägitult usaldada ka kõige keerulisematel hetkedel.